Tere tulemast tagasi Head Hoomika podcasti kuulajad. Meie oleme Michelle ja Annika ning oleme täna siin, et jätkata meie praktilise emotsionaalse intelligentsuse seeria põhjaliku ülevaatega. Tänane teema on uhkus. Ning iha ja uhkus on kaks kõige valesti mõistetumat emotsioonide klassi üldse. Uhkus on väga õhuke jää. Vaene aseaine kaljukindlale tugevusele, mida hakkame kogema alates julguse tasandist. Teadmiste ja seega selguse puudumine nendes tekitab tohutult segadust ja hoiab meid lõksus. Võimetuses oma eludes edasi liikuda ning teha see level up vabaduses, millega koos oleks võimalik parandada kõiki oma suhteid ning üleüldist elukvaliteeti. Ja korra ütlen ka siia juurde, et kellel on soovi just täpsemalt mõista kõikide nende madalamate emotsioonide mõju suhetele, saab sellest täpsemalt kuulda meie suhete koolitusel 5.–6. augustil Laulasmaal. Et juba õige pea. Aga Annika, annan sõnajärje sulle edasi. Uhkus on kõige kõrgem negatiivne energia üldse. Uhkuses me tunneme sellist enesekindluse ja enesehinnangu kasvu, et see mõjub nagu palsam hingele. Kuna uhkus on nii kauge, kõikidest nendest apaatsetest, kõige alumistest energiaklassidest, kus paraku enamik inimkond elab, siis kui mõni inimene hüppab oma baasseisundis üles julguse tasandile, siis see välja tuleks sellest meeleheitest on tõsiselt tõeliselt nagu suur hüpe inimese arengus. Ja kuna uhkust kirjeldatakse meie kultuuriruumis pigem valesti, ehk teda peetakse positiivseks emotsiooniks, siis inimene jääb selle sisse tihti lõksu. Ja hakkame siis jälle otsast arutama, nagu meil harjumuseks on siin saanud. Uhkust võib kasutada hüppelauana julgusesse, aga paraku me tihti peale näeme, et uhkus tuleb enne langust. Uhkus on kaval, uhkus pimestab, uhkus isoleerib inimese, öeldakse, et uhkus varastab su paljaks ja hoiab su boksis. Uhkus välistab inimese nõrkuste ja piirangute läbinägemise ja seega ka igasuguse abi ja muutuse võimaluse. Ja alles siis, kui me õpime uhkust läbi nägema ja seda vabastama, saab võimalikuks kõik see, millega me oleme eluaeg võidelnud, mida me oleme lootusetult ihaldanud ja mille tõttu me oleme nendes osades elus läbi kukkunuks tembeldanud. Ja alles siis, kui me õpime vabastama seda sellist pseudoturvalist üleoleku tunnet, avaneb uks sinna, mida me üle kõik igatseme. Mis ta siis on? Oma sisult on uhkus eneseimetlus, ei rohkem ega vähem. Üleolek. Ma olen parem kui ja lõputu arv siis võimalusi. See on tegelikult ebaküpse edukuse kaasnähtus ja seda ka ainult oma paremas vormis, sest on olemas ka uhkus kui selline parauhkus, mis ei ole üldse isegi mitte edukusega seotud. Saada teada, et uhkus on takistus. See fakt iseenesest, see teadmine on ise juba suur samm edasi inimese arengus. Ja ma oma kogemusest võin täiesti kindlalt väita, et just see teadmise killuke uhkuse olemusest muutis minu saatuse käiku hästi üheselt. Mina olin selles kohas lõksus väga pikka aega. Kui sa oled saavutanud sisemise tule, aktiivsuse, siis sul on kaks valikut. Kas lubada oma aktiivsusel toita soojust oma südames, ehk headuse kõiki vorme, armastust, hellust, kaastunnet, hardust, või raisata see jõud uhkuse peale. Uhkus on külm jõud, mis hakkab sind muutma tasapisi selliseks nagu lumekuningannaks. Uhkus varastab su paljaks tänu sellele. Uhkus väljendab väga erinevates vormides. Lihtsamad vormid on sellised ülehindamised, enda ülehindamised, asjade eitamised, märtrite mängimised.
lihtsad arvamuse avaldused, kus rõhutatult on see mina arvan ja minu arvamus on loomulikult ainuõige. Igasugune edevus, hooplemine, ülespuhutus ja pea selga viskamine, kõrkus, edevus, enesekesksus, enesega rahul oleva sellise eemal oleva tšiki mängimine näiteks, snobism, igasugune eelarvamus, võltsvagadus, põlglikkus, igasugune selline ära hellitatud isekus, jäikus, hukkamõist, leebemad vormid veel on enesesse tõmbumine ja kõige nagu haigem uhkuse vorm on parauhkus ehk uhkeldada oma nõrkustega. See on selline kõige õnnetum, paraku vist kõige rohkem kasutatud vorm üldse. Uhkus on ülitriki, sest ta hoiab sind armastusest eemal. Hoiab sind eemal sellest, mida sa oma ellu tegelikult kõige rohkem tahad ja mille nimel sa üldse kõike teed. Ükskõik, kas sa teadvustad seda või mitte. Ta hoiab sind tõsiduses, rõõmust eemal. Nagu ma ütlesin juba, meie kultuuriruumis peetakse uhkust ekslikult heaks asjaks. Täiesti normaalne on ju öelda, et ma olen uhke oma saavutuste, laste, kodumaa, mille iganes üle. Kui aga olla väga tähelepanelik, mis sinuga toimub hetkel, kui sa uhkust tunned, siis võid eristada, et see muudab su nõrgemaks. Isegi puht füüsiliselt nõrgemaks. Sest keha lihastik reageerib hetkega emotsioonile, mida sa kasutad. Uhkusel on selline natukene ebameeldiv kõrvalmaitse alati. Eriti tuntav on see kõrvalt vaadates. Ehk kui keegi teine uhkustab sinu kõrval, see ei ülenda. Ei sind ega veel vähem teda. Kuna uhkuse energia iseloom on oma olemuselt destruktiivne, siis paneb see inimesi instinktiivselt eemale tõmbuma. Uhkeldajaid ei armastata tegelikult ja paraku nad ise ka ei armasta. Intellektuaalne uhkus viib ignorantsini ja vaimne uhkus on peamisi takistusi inimese tegelikult küpseks saamise teel. Uhkus oma äärmuslikes vormides võib inimese täielikult hävitada. Ehk uhkusaltarile on toodud oma elusid. Selge pilguga vaadates tundub naeruväärne, mida kõik inimesed on nõus uhkuse nimel ohverdama. Igasuguste inimgruppide võitlused, igasugused ismid, nende sees on alati üheks käivitavaks jõuks ka uhkus. Uhkus ajandab nii šovinismi kui feminismi. Riivatud uhkusest sünnib viha, sealt omakorda kättemaks, sealt omakorda lõputu allakäigurada. Mida enamus inimesi ei taju, ehk mida lihtsalt ei teata ja sellepärast ei osata ka tähele panna, on tõsiasi, et uhkus teeb su nõrgaks. Pinnapealselt uhkus tundub tugev, sest ma olen ju parem kui teised. Aga paraku on see paraturvalisus. Uhkus on väga haavatav ja elab kogu aeg kaitses, eituses, oma nõrkuste eituses ja seega jõu äravoolus. Madal enesehinnang ja selle ülesupitamine uhkuse energiaga, et saada näilist leevendust enda väärtusetuna tundumisele, on selline lõputu nõiaring, nagu kõrbe kastmine. Ja see janu ei kustu kunagi. Ja siit see põhjatu janu tunnustuse järele, mille nimel tehakse sisuliselt kõik. Alati kaitses, alati haavatavad on uhkuses olijad. Alati on oht, et keegi on veel parem, sest tegelikult ju ongi. Või keegi läheb meist ette või võtab meilt midagi ära. Ja see tõstab inimese üleüldist hirmutaset. Ja kuna ükski elu ei ole punase vaiba tee selline otse üles, siis iga tagasilöök on uhkusele haav. Tohutu elujõud ohverdatakse näivusele, et asjad näiks hästi, isegi siis, kui nad seda enam ammu ei ole. Ja uhkuses elava inimesel on nagu selline väsimatu mure selle fassaadi pärast, et peaasi, et naabrist parem, et näiks parem. Peaasi on see, mis inimesed minust arvavad.
Ehk lõpuks ei saagi iseendale ka juba nagu petad iseennast ära, et see nagu ei olegi enam oluline, mida sa tegelikult tunned või mis on selle asja tegelik sisu seal all. Kui õppida ära nõks, kuidas uhkus, kui energia vabastada, vabaneb kogu see illusoornide masin ja selle koorem. Ja selle asemele tuleb tegelik jõud ja tugevus. Ehk vabaneb nii tohutu elujõud, mis teeb võimalikuks teha seda, mida sa tegelikult tahad ja hakata uurima stabiilseid heaoluallikaid, mis ei ole nagu kõrbe kastmine enam. Kui me sisemiselt vabaneme vajadusest ennast nagu pidevalt tõestada ja oma imidžit kaitsta, siis kummalisel kombel kriitika meie suunas järjest väheneb, kuni lõpuks avastame, et keegi nagu ei kipugi enam ütlema meile halvasti. Ikka ja jälle avastad, et elu on hästi elus sinu ümber. Ehk kui sa ise lased vabaks vajaduse ennast upitada, siis ka rünnakud kaovad, mis kipuvad sind nagu alla tõmbama. Mingil hetkel me võime taibata, et just selline kaitsepositsioonis elamine ise trigerdab teistes vajadust mitte rünnata. Uhkusest on lihtne lahti lasta siis, kui me näeme ta läbi. Läbi näha on kõige kergem, kui teda läbi teadmiste prismade läbi teadvustada. Ja seeläbi tunnistada tema mitte ainult väärtusetust, vaid tegelikult tema nagu sellist kahjurlikkust oma elus. Võib tekkida küsimus, et kas on olemas ka sellist nähtust nagu terve uhkus. Ehk kust on siis tulnud kultuuriruumi selline teadmine, et uhkus on hea. Uhkus tundub heana ainult võrdluses nende madalate, väga valusate emotsioonidega, millest me just välja saime siis, kui me uhkusesse kunagi jõudsime. Ja kuna see leevendus on nii drastiline, võrreldes näiteks kurbuse või apaatiaga, siis loomulikult kergendus on nii suur, et võrreldes sellega ta tundub meile hea ja tugev. Ja kuna enesehinnang kasvab nii tugevasti, siis selle terve uhkuse all siin kultuuris me mõistamegi tavaliselt sellist inimese tugevat, tervet, kõrget enesehinnangut, mis kasvab välja siis oma väärtusest. Aga see tegelik oma väärtuse tunnetamine tegelikult on väga erinev uhkusest ja tuleneb faktist, kui me loome kontakti oma päris olemusega, mitte imidžiga, mida me kaitsma peame. Ehk kui me õpime kogema iseendana olemise rahu, headust, peent, hiidist, sellist õndsust, siis kaob meil ära vajadus uhkuse järgi. Ehk tekib eneseküllasus ja mõttetuks muutuvad kõik kaitsevallid maailma eest, sest sina ise, enda ise sügava olemusena oled juba kaitstud. Paraku sellise sügavuseni peab inimene jõudma. Paralleelselt siis selle mina kogemusega, kui kunagi keegi nagu jõuab sellele maale, siis on ka sellised kergemad nagu võtted uhkust ravida ja nad töötavad samuti väga hästi, on ka peaaegu nagu juureravid. Uhkuse selline väga tugev ravi on alandlikkus. Alandlikkus ei ole emotsioon. See on nagu teatud küpsusaste, kus inimene taipab, reaalselt taipab, kui tillukese, killukese ta maailmast üldse, millest ta tegelikult aru saab maailmas. Alandlikkusega kaasneb tohutu, kõigutamatu turvatunne ja absoluutne eneseväärtustamine, mis on väljaspool kõiki hinnanguid endale. Mis on nagu selline tegelik väärtus suhtelise ja kõikuva ja tihti sellise puustitud enesehinnangu asemel. Sügav taipamine, et minu väärtus ongi absoluutne. Ehk elususel minus ei ole ühtegi hinnalipikut. Ja siis keskendudes sellele iseenda elususele ehk oma tõelisele identiteedile, tee suupööre, hakkad sa saama kogemusena sellest absoluutväärtusest nagu osa. Ehk jällegi, ainus asi, mis päriselt ravib ja mis päriselt ravida saab, on toetuda reaalsusele arvamustasemel. Reaalsus on alati hästi lihtne. Ja sellest tulenevalt on hästi lihtsad ka tegelikult töötavad lahendused.
Ja see on tegelik põhjus, miks ma nii väga armastan sõna elegantne. See on selline absoluutne lihtsus koos absoluutse toimivusega, kui asjad on endale nii põhjalikult selgeks tehtud, et sealt koorub maha kogu vaht, mitte töötavuse vaht. Niisiis uhkusest teeb meid nõrgaks peamiselt see kaitsepositsioon, kuhu ta meid nagu näab või millesse see energia meid määrab. Kui me määratleme ennast mingi ideega või inimgrupiga, mille üle me uhkust tunneme, siis see omakorda kohustab meid seda kaitsma, kuhu omakorda on juba konflikt sisse kirjutatud. Uhkuse ja kaitse sisse on peenelt sisse kirjutatud kahtlus. See on nii peen selline nüanss, mille peale inimesed tavaliselt ei tule või nagu ei taipa seda ära. Ehk nagu kahtlus selle asja tegeliku väärtuse kohta, mida ma siis kaitsen. Ja see debati võimalus ise näitab nii asja kui enda ebakindlust. Ehk kui me juba peame argumenteerima mingi asja väärtust, siis selles ise sisaldub justkui vabandus ebakindlus. Et selle koha pealt võiks natuke nagu vaadata oma elu. Kui me aga asendame uhkuse klass kõrgemal oleva energiaga, ehk me ausalt tunnistame, et me tegelikult armastame ennast, oma pere, oma lapsi, oma kodu ja kodumaad, tööd ja hobisid, saavutusi, mida iganes, siis lööb ette täiesti teine pilt. Ehk nüüd me seisame kindlal alusel, mis ei vaja mitte mingit kaitset. Ega ei ole avatud ka ühelegi arvamusele ega debatile. Ehk kaob ära kogu see kaitsmise vajadus juurelt, kogu see fassaad. Eks see on tippelegants. Sa asendad ühe mõiste teisega. Lihtsalt otsustad nii. Ja muutub kogu su maailma nägemine ja tegemine selles. Mass kannatusi ja potentsiaalseid kannatusallikaid, konfliktide allikaid lihtsalt laguneb ära selle ühe otsusega. Et ma ei ole uhke näiteks oma 2 poja üle, ma lihtsalt armastan neid. Ja sellel ei ole mitte ühtegi hinnasilt ega mõõdikut. Ma ei pea kellelegi midagi õigustama, ma ei pea midagi kaitsma kellegi eest. Seal on nagu selline absoluutväärtus, mis ei kuulu mitte mingi kahtluse ega arutluse alla ega arvamuse alla, mitte ühelgi tasemel. Absoluutväärtus nagu päike, milline kindlus niimoodi elada. Ja siit tuleb omaette meetod. Niimoodi sellelt nagu läbi sellise sõela lasta oma elu ehk vaadata kõik need asjad üle, mille üle sa uhke oled enda arust ja vaadata, milliseid asju sa nendest tegelikult armastad. Asendada see vaade ära ja avastada, milline tohutu jõud sellega kaasneb. Sest enda uhkusesse kindlustamine saab inimesele varem või hiljem Achilleuse kannaks. Uhkus alla surumine, süütundest, et uhke on häbi olla, see samuti ei tööta. Ehk selline asi lihtsalt lukustab selle energia su sisse. Ja tihti just siis võtab see energia vaimse uhkuse vormi. Kuna me ei tunne ennast hästi uhkete inimeste seltskonnas, siis järelikult blokeerib uhkuse energia kasutamine sõprust ja igasugust sellist vaba suhtlemist üldse. Kui uhkuse energia läbi näha, aru saada, mida ta tegelikult sinu eluga teeb, on temast tegelikult võimalik väga kergesti lahti saada, sest see energia kasutamine ise, temas endas on juba palju jõudu. Läbi teadvustatud uhkuse kasutamine, ta lihtsalt muutub nagu naeruväärseks. Tihti uhkus nagu ei peagi nii väga lahendama, kuivõrd ta läbi nägema, ta lihtsalt langeb, nagu laguneb selle läbinägemisega ise ära. Selles mõttes ta on väga erinev teistest emotsioonidest. Ja meetodina võib siis kasutada näiteks mõnda sellist küsimust, et mida uhkus mulle juurde annab? Mida ma püüan uhkuse kaudu kompenseerida? Või millest ma ilma jään, kui ma ta ära vabastan? Või asendan selle sõnaga armastan või mulle meeldib? Ehk kui sa küsid neid küsimusi enda sees, siis luba vastusel ilmestada, ära kiirusta ise vastama. Mida tähtsusetumatena me ennast sisemiselt kogeme, seda rohkem me vajame oma väärtusetuse tunde kompensatsiooni. Kui inimene juba
on nagu selle emotsioonide vabastamise teel, on see doonapraktik, siis hakkab temas sellise emotsionaalse turbulentsi asemel võtma maad rahu. Selline elav, sillerdav rahu, mis on antipood nii apaatsele tuimusele kui põletavale ärevusele, mis on enamus inimeste baasseisundid. Kuna see meetod põhineb aineehitusel, ehk iga emotsiooni vabastamisega saab inimene sõna otseses mõttes juurde praktilist, mitte ainult jõudu, vaid ka tarkust elu kohta üldse, siis hakkab elus avanema sügavuse mõõde. Ja selles sügavuses avaneb järjest süvenev heaolu, kus uhkus nagu kaotab oma pointi üldse. Nüüd uhkuse selline salajane vorm on võltsalandlikkus ja tagasihoidlikkus. Et mis nüüd mina? Sellise suhtumise taga varjab ennast salajane soov, et meie saavutusi, mille üle me tegelikult uhkust tunneme, märgataks ja tunnustataks. Aga me oleme liiga uhked, et avalikult hoobelda. Selline kombo on ka võimalik. Uhkuse kõige valusama pale paljastab tema kaksikvend, milleks on kadedus. Kuna kogu uhkuse kontseptsioon põhineb võrdlusel, ehk ma olen parem kui, siis paraku on alati keegi, kes on sinust noorem, ilusam, rikkam, targem. Ehk uhkuses sa nagu näod ennast mitte piisavusse ja rahulolematusesse. See on üks koht, millel võiks mediteerida. Uhkusel siiski, nagu ma päris alguses ütlesin, on ka tillukene selline tore kasutuse võimalus ehk uhkus kui motivaator. See töötab tegelikult väga hästi, aga seda ainult alguses. Suur osa inimkonnast tegelikult saab oma esimese drive'i sellest, et olla kellestki parem, et kellelegi ära teha. Või lihtsalt mänguliselt olla kellestki parem, et kõik kogu sport ju põhineb. Nüüd on läinud selle peale tegelikult algselt. Selle algne mõte oli ju väljendada nagu inimeseks olemise piire või suurust. Kuna uhkuses on alati nälg välise tunnustuse järgi ja sinna on juba sisse kirjutatud selline haavatavus ja seega allakäik viha suunas, siis, sest me tihti ei saa tunnustust sellisel moel ja sellises koguses, nagu meis olev uhkus ihaldab, siis õnneks paljud taipavad varem või hiljem, et uhkust ei olegi võimalik küllastada uhkusena. Ehk sellise tunnustuse nagu akumuleerimise kaudu. Ehk meie ihavälise tunnustuse järgi ei saa mitte kunagi otsa. Ja inimesed taipavad, et palju kõrgem motivaator, mille saab võtta asemele, on rõõm. Ehk kui me lihtsalt tunneme naudingut sellest, mida me teeme ja mida me saavutame, puhast rõõmu, naudime seda sisemist rõõmu, mis endaga kaasa toob, siis me muutume kaljukindlaks, haavamatuks teiste arvamuste ja väliste reaktsioonide suhtes. Lihtne ja toimiv meetod kordades rahulikuma ja õnnelikuma elu suunas on hakata jälgima enda sisemisi motiive. Ehk miks ma teen valiku teha midagi? Miks ma tegelikult teen, mida ma tegelikult tahan? Sellise sisemise seadistusega tabad oma elust kõik, mida ma teen teistele mulje avaldamiseks. See toob palju kergendust. Inimesed kulutavad oma elusid tunnustuse saamise nimel. See neelab niivõrd, et tuhmistub inimese tõeline kutsumus ja eesmärk. Hästi suurt selgust toob, kui lased kõik oma tegevused ja valikud halastamatu aususe prisma läbi sellise sõela. Ehk vaatad nagu röntgen pilguga üle oma elu selles võtmes. Just see, et mida ma tegelikult tahan. Kas see elu, mida ma elan, on minu enda valitud? Ehk selliste küsimustega sa saad selge pildi sellest osast oma elust, mis on päris sinu oma. Sest aeg on halastamata. Ja see pilt võib ehmatada. Mõni inimene avastab, et ma ei elagi oma elu üldse. Aga hästi julm on avastada seda oma elu lõpus.
Ja selline lõiv, kui sa elad nagu teiste poolt sulle ette antud mingite eesmärkide kaudu, selle lõiv on pidevalt näriv rahulolematus. Eks sa tunned, et kogu aeg on nagu midagi valesti, isegi kui sa oled väga edukas selles. Ja väliselt on justkui kõik väga norm, aga kõik klassikalise edukuse kriteeriumid on olemas. Selles võtmes on uhkus julm. Ehk ta hävitab inimese saatuse. Nüüd eelmisel nädalavahetusel oli meil iga-aastane suur suveritriit, kus üks noor mees tunnistas, et ta avastas, et ta on arusaamatult apaatne. Nagu noore mehe kohta, nagu täiesti ei oska seda kuidagi põhjendada. Ja ta taipas, et ta on omaks võtnud ja täidab oma ema unistusi tema kohta, mitte enda omi. Eks see on jube julm. Õnneks ta avastas nii noorena selle. Ja sellise teistele meele järgi elamisega ma olen absurdselt palju kokku puutunud oma töös. Samas laagris üks noor naine tunnistas, et nende peres oli tal ainult 2 valikut, saada arstiks või advokaadiks. Ehk vanemad saaksid oma laste üle uhked olla, midagi muud ei aktsepteeritud. Kui seda hästi kainult vaadata, olla uhke teise inimese kaudu talle valikuid ette kirjutades, ehk tema elu üle võttes, siis oma sisult on see julmus. Aga seda tehakse massiliselt, armastuse nimel, sest ema ja isa teavad ju paremini. Või sõbrad. Ehk uhkuse mängud on väga karmid. Uhkuse järgmine ülilevinud trikk on hullutada inimesed glamuuri lõksu. Glamuurist me natuke ühes podcastis rääkisime. Eks see on siis defineerida ennast asjade omamise kaudu, omistada asjadele selliseid nagu ulmelisi väärtusi, mida neil tegelikult ei ole. Eks see on selline uhkuse snobismi vorm. See on võib-olla kõige absurdsem viis inimese püüdest oma väärtust tõsta. Ometi, rohkem või vähem me oleme seda kõik teinud. Lapsepõlves vähemalt, kui mitte hiljem. Õnneks paljud siiski näevad selle pinnapealsuse läbi ja kasvavad sellest varem või hiljem välja. Sellega muud ei saa, siin tuleb lihtsalt välja kasvada. Sest õnn uuest asjast on mega üürike ja teiste kadedus ei toida ei sind ega seda teist. See glamuur on pigem nagu laste haigus, mis tuleb pea kõigil läbi põdeda. Aga paraku mõnel see ei lähegi üle. Ja sellised inimesed mõjuvad pigem nagu naljakalt mingil hetkel. Pigem tekitavad kaastunnet. Kallid kvaliteetsed asjad on ju imetoredad, aga kui nende omamisega kaasneb uhkus, siis see tegelikult blokeerib inimese edasise arengutee. Hästi julm. Sest uhkuse nagu kõikide teiste negatiivsete emotsioonidega käib varjuna kaasas alateadlik süütunne. Süütundega omakorda alateadlik ärevus ja hirm. Ärevus oma sisult tähendab potentsiaalset kaotust. Seega uhkuse kasutamine, ükskõik, kuidas sa seda endale ei õigustaks, selle eest maksad sa alati meelerahuga. Glamuuri vastand on lihtsus. Lihtsuseni on lihtsam jõuda jõukana. Glamuuri teatud tasand läbi mängides, läbi nähes, siis ta lihtsalt langeb ära. Muutub tühjaks ja naeruväärseks. Hea on teada, et inimese potentsiaalse jõukuse aste kasvab ekspansiivselt, kui ta õpib kasutama järjest kõrgemaid energiaväljasid. Ehk liigub nagu sellelt emotsioonide klassides üles poole. Sest kasvab tema võimekus anda maailmale. Apaatses seisundis sa ainult võtad. Elu armastab elu. Ehk elu annab ressursse sinna, kus neid aktiivselt kasutatakse ja vastantakse. Ehk see on jälle üks point, miks see emotsionaalse intelligentsuse teema endale põhjani selgeks teha. Uhkuse vastandid, alandlikkus, lihtsus ja rõõm on niisiis ka ühtlasi uhkuse ravi. Üks kange võimalus on veel see varjatud vaenlane enda elust lõplikult välja saada. Ja see on tänulikkus. Et kui sa oled sündinud näiteks kõrgema IQ-ga kui teised, siis sa võid ju olla uhke selle üle. Aga sa võid olla hoopis tänulik.
muutus ainult ühes suhtumises on nii võimas, et see keerab su saatuse täiesti teise suunda. Kõik, millele me kleebime külge sildi mina, minu oma, mina, kõige sellega kaasneb automaatselt kuhkus. Kui me sellega mööda läbineme, siis ta laguneb iseenesest. Ja ma lõpuks võib-olla räägin natukene oma isiklikust kogemusest. Uhkus on energia, millega mul on olnud võib-olla rohkem kogemusi kui teiste energiatega üldse. Sest mulle tehti lapsena kaunis selline suur karuteene sellega seoses õpetajate poolt koolis. Kuna ma kasvasin peres, kus igati nagu soositi arukuse arengut ja ma sündisin hästi lahtise peaga ja mul koolis oli liiga lihtne, kohutavalt lihtne ja tänu sellele kohutavalt igav. Ja siis ma tundsin ennast teistest üleolevat, rippusin kogu aeg autahvlitel ja see üleoleku tunne järjest kasvas. Ja ma mäletan hästi selgelt, et esimene asi, millest ma maailmas aru ei saanud, oli rumaluse kontseptsioon. Et mis tähendab üldse selline asi olla rumal, et kuidas on võimalik, et ma ei saa aru näiteks mingist matemaatika tekstiülesandest või. Ja mingil hetkel ma sain aru, et tõesti mõni ei saa aru ja siis kuidagi see uhkus tuli minusse ja ta muutus mingil hetkel nagu selliseks käitumuslikuks ülbuseks ehk see oli nagu segu mitmest asjast, nii et ma hakkasin selle süsteemi, koolisüsteemi kui sellise vastu mässama niimoodi vaiksel moel, et kuna mu hinded olid korras, minuga midagi teha ei saanud, siis ma hakkasin tõesti ebanormaalselt puuduma, kuniks ma mingil aastal, ma mäletan, ma käisin pooled päevad koolis, et üle päeva puudusin. Ja see korralikult see mõjus nii ja naa, ehk ühelt poolt ma sain sellise tohutu vabaduse maitse, et tegelikult ei pea ühtegi süsteemi liiga austama, kui sa näed, et seal on vead sees. Aga teiselt poolt ikkagi ka korralikult nagu lõhkus mu iseloomu just selle uhkuse kasvuga. Ja ma muutusin võib-olla natuke liiga isepäiseks. Et see mulle teistpidi võib-olla ma pidin väga kõvasti vaeva nägema, et sellest uhkusest läbi närida hiljem. Ja ma olen ülitänulik Sedona meetodi sellisele põhjalikule kirjeldusele, et hetkel, kui ma sain täpse kirjelduse, mu elu olekski võinud täiesti vabalt minna selle uhkuse energia nahka. Ja siis nii kui ma selle täpse kirjelduse sain, nii ma nagu tegin sellise järsu pöörde sellest energiast välja. Ehk teadmistel on tohutu jõud. Nüüd teine koht oma elus, kus ma väga teravalt uhkusega kokku puutusin, oli 30-aastasena, kus ma hakkasin õppima Madridi kõige kuulsamas flamenco koolis Amor de Dios, Jumal arm. Ja lisaks tantsule, kuna seal oli inimesi üle maailma, sellised tipptegijaid palju, ja õpetajateks olid selle aja absoluutselt tipud, suurte lavade tantsijad. Ja siis ma õppisin seal elu rohkem võib-olla kui kogu oma senise elu jooksul kokku. Ja sellist kontsentreeritud uhkust kui flamenco tantsijate hulgas ei ole ma kuskil mujal kogenud. Ja ma taipasin, et see tants ise niimoodi, kuna ta on India klassikalisest templitantsust välja kasvanud ja see tantsustruktuur või see metoodika on põhimõtteliselt geniaalne, ehk ta on nagu kiirtee inimese arengus madalamatelt energiatelt kõrgematele, hästi kiire. Tänu sellele, et kasutatakse väga keerulisi rütme, väga kiirel moel, jõulisel moel, ehk ta surub, sunnib vägisi kasutama kõrgeid energiaid koos väga terava eristamisvõimega, ehk ta lööb su sisemise tule või sisemise päikese nagu särama sees, mis iseenesest juba põhimõtteliselt sulatab suure osa või suurema osa kogu sellest apaatiapotist ära. Mõneti nagu mega hea. Ja siis see energia hakkab tulema üles südame suunas ja siis on sul tegelikult valik, kuhu sa siis selle suunad, nagu kaks jõge, nagu vene muinasjutt. Ja jällegi, et kuna meil ei ole täpset teadmist, siis paraku eriti mida algajam on tantsija, siis ta hakkab tundma sellist üleoleku tunnet teistest, sest ta näeb, et ta silm särab, ta on kiirem, tugevam, seda tants ise vormib su keha väga ilusaks, naha säravaks, silmad säravaks.
eks sa muutud selliseks nagu lummavaks isikuna tihti vastassugupoolele ka, mis omakorda veel nagu seda uhkust edendab. Ja siis oli nagu väga hästi näha, kuidas järjest, kui ma palju aastas seal käisin, kuidas järjest inimeste iseloomud nagu muutuvad, ehk nii kui see uhkus, nii kui ta läks uhkusesse, nii ta sisuliselt ikkagi alguses süsteem, mis tohutult inimest edendab, hakkab seesama süsteem hakkab teda lõhkuma. Ja teise variandina inimesed, kes läksid õiget teed pidi, kes lubasid sellel jõul hakata toitma headust ja sellist armastust ja puhast rõõmu, tegelikult seal tantsus just puhast rõõmu sellest tantsimisest endast, siis nende isiksus muutus ikkagi nagu olidki elavad päikesed. Ja üks fakt, mis oli nii ilmselge, mis mulle nii endale nagu heurek oli, ehk kuna ma hakkasin õppima tantsu nii hilja, siis ma läksin kohe kõige kõrgemate ehk nüüd päris lava tantsijate tundidesse. Mul ei olnud normaalse nagu kiirusega aega õppida. Ja mu lemmikõpetaja oli selle aja absoluutne tipp, Helen Maia, teine oli Rafaela Carrasco, ja nende isiksused olid nagu ebatavaliselt ilusad, inimestena ilusad olid nad. Just tänu sellele, et nad olid tabanud ära mitte kasutada uhkust. Või võib-olla tänu sellele, et neil oli nii erakordne anne või nii erakordne armastus selle tantsu vastu. Et nad asendasid uhkuse selle rõõmuga, tegemise rõõmuga. Et selles mõttes selline hästi isiklik, hästi terav nagu elu poolt antud õppetund, mida üks väike nõks, üks väike muutus võib teha. Ehk päris maailma tippude, nii palju kui ma olen kokku puutunud nendega, nad on eranditult kõik ainult sellepärast tippu jõudnud, et nad armastavad seda, mida nad teevad. Mitte ei ole uhked sellele. Ja võib-olla siis piisab tänaseks, et võtaks kokku selle teema. See on muidugi teema, millest võib väga-väga palju rääkida. Minu isikliku kogemusena siis uhkus on teatud küpsusastmest selline täiesti mõttetu energia, pigem nagu segaja. Ehk tal nagu ei olegi üldse mitte mingit pointi elus. Ehk ta võib kasutada ainult trepiastmena, vihast aususesse ja julgusesse, ainult korraks. Puudutad korraks ja lähed edasi. Aga kui kinni jääd uhkusesse, siis ta tõmbab sind tagasi ja väga kiiresti tavaliselt. Nii et kui uhkust endast märkad, siis võid küsida, kas ma tahan olla pigem uhkuses või pigem eelistaksin olla selline rõõmus ja lihtne, alandlik ja tänulik. Ma soovin, et jääks kõlama sellest podcasti osast, et uhkus teeb meid kurdiks ja pimedaks asjadele, mis võiksid olla sügavalt kasulikud. Ehk mida tugevamaks inimene sisemiselt kasvab, seda paindlikumaks ta muutub, seda avatumaks kõigele, mis elus edasi aitab. Aga uhkus pimestab meid meie endi nõrkuste suhtes ja teeb võimatuks abi palumise või siis selle vastu võtmise kohtades, kus me seda tegelikult vajaksime. Uhkus isoleerib meid, näeb meid nõrgaks. Ja uhkusest vabanedes lukustub lahti nagu selline küllusuks. Meie ellu hakkab voolama abi. Me vahest saame üle probleemidest, mis tundusid lootusetud, kus me olime alla andnud. Ehk uhkuse pseudoturvalisusest lahti lastes avaneb tegelik võimalus päris turvatundes elama hakata. Ja see on uks rõõmu. Suur aitäh, Annika. Ja vau. Ja me sooviksin siia lõppu veel tänutäheks kõikidele meie kuulajatele. On meil väikene kingitus. Selline asi, et meil on sooduskood Oomika podcast 20, millest me räägimegi ainult siis tänases episoodis, et salajane info, mis on siis 20-eurone sooduskood kõikidele meie emotsionaalse intelligentsuse kursusesarja toodetele. See kehtib 31. juulini, seega vaid paar päeva. Ja sinna sisse läheb siis ka meie järgmine suhete koolitus. Seega kogu info leiate kirjeldusest,
ning olete väga oodatud. Aitäh teile!